Nii, aga tere kõigile. Täna on siis meil selline veebiseminar, mille teemaks on virtuaaltuurid digisõbralikesse Eesti koolidesse ja selles mõttes selline natuke teistmoodi formaat, mida me teiega katsetame. Meil on täna siis 3 kooli. Jagan teile oma ekraani ka. Täna on siis meil 3 kooli kohal ja mina olen siis Kerli, digikiirendi programmijuht, mille raames me oleme need virtuaaltuurid siis ka loonud. Ja lisaks siis ka digipädevuse valdkonna peal, nii et kõik see, miks siis ka nii-öelda see digisõbraliku kooli fookus. Ja võib-olla natukene teile siis ka sissejuhatuseks. Siin on siis täna meie esinejad ka, et tõesti nimetan siis ära ka, et meil on siis Laine ja Aili Türi põhikoolist ja nad lehvitavad, väga tore. Siis on meil Marika Viljandi gümnaasiumist ja Maia Tallinna Pae gümnaasiumist. Nii et täna on 3 täiesti eriilmelist kooli. Ja ütleks teile kohe sissejuhatuseks nii palju ka ära, et tegelikult on virtuaaltuuride loomisel antud täiesti vabad käed koolidele, nii et nad on ise mõelnud, kuidas nad selle üles ehitavad, kas nad kasutavad mingit spetsiaalset keskkonda, teevad nad videona, nii et kõik see, kuidas nad on mõelnud ennast esitleda, oleme neile andnud siis nii-öelda vabaks ja kuna on 3 erinevat kooli, siis on ka täiesti erinevad lahendused, mis ongi hästi põnev. Ja mulle väga meeldib, et ongi me üritame siis siin virtuaalselt teha seda, mida me muidu teeksime füüsiliselt. Me läheksime kooli, käiksime koolimajas ringi ja pärast siis kooli poolt keegi alati meile esineb ja räägib, mis siin koolis on, mis me teeme, mis on siin põnevat. Et täna siis samamoodi, et näitame teile alguses videot, kolame mööda maja ringi ja siis pärast seda saavad siis kooli esindajad sõna. Et selline formaat. Ja siis nagu öeldud, et valminud on nad siis digikiirendi programmi raames, et tekkiski mõte sellest, et tahtsime koolidele, kes programmis osalesid, pakkuda ka koolikülastuse võimalust, aga pandeemia ajal see ei olnud võimalik. Ja siis sündis selline formaat, nii et täna katsetame teist korda sellist formaati. Et meil on kokku tegelikult loodud siis tänaseks 6 virtuaaltuuri ja pärast jagan teile ka linke, kus te need virtuaaltuure otse saate ka vaadata eelmisi ka järgi. Aga täna tutvustame 3. Nii, aga siis esimesena me siis põikame Türile ja nüüd ma jagan teile siis ka videot. Video on umbes 5 minutit pikk, vaatame video ära ja siis pärast seda Laine ja Aili räägivad juurde. Ja kui video natuke hakib, ärge muretsege, te saate, ma panen ka lingi kohe chatti, et siis te saate ka seda vaadata teises seadmes, kui on võimalik ja pärast saate ka üle vaadata, nii et sellepärast ei pea muretsema ja kui tundub, et hakib, et siis tasub alati kaamera kinni panna, et siis võib olla natuke parem kvaliteet. Nii, aga siis kohe jagan teile ka videot. Digisõbralikuks kooliks ei saa päris nii, et otsustada hakata, vaid ma arvan, et see on üks meie kooli tugevusi, et järjepanu on kirjutatud projekte ja on saadud vahendeid. Et ma arvan, et meil on isegi rohkem vahendeid, kui et me neid veel kasutada oskame. Et oleme natuke selles osas oma ajast ees.
aga õpilased on tihti, ma arvan, targemad kui isegi õpetajad nende ees ja minu arust meie õpetajate üks pluss on see, et me usaldame ka õpilasi, et ka nemad võivad meile õpetada. Kes ja kuidas peaks arendama digipädevust? Ma usun, et see on küll nüüd juba arvutiklassist väljunud teema, et see ei toimu ainult arvutiklassis ja informaatikatunnis, et digipädevust arendab iga kodu, iga aineõpetaja, kasutades erinevaid keskkondi, õpetades neid keskkondi ka kasutama, nii et ma arvan, et iga klass on tegelikult arvutiklass. Türi põhikool on minu arvates selle eksisteerimise aja jooksul, juba 10 aasta jooksul väga palju õppinud just digilahenduste poolest, et isegi kui meil ei olnud varem nii palju võimalusi koolis, siis õpetajad õppisid ja kasutasid veebimänge, veebikeskkondi päris oskuslikult ja meie kooli võib-olla ressurss on see ka, et meil oma majas töötab professionaalne koolitaja ja sellised sisekoolitused on olnud kõige paremad õppimise kohad, et sa saad alati minna üle küsida, mida sa ei oska või mis veel kõige paremini selgeks ei ole saanud. Ja kui ma ise mõtlen näiteks, et missugused keskkonnad on toetanud minu õpetaja ametis mind kõige rohkem, siis tõenäoliselt on nad sellised koostööplatvormid, koostöövahendid. Kas või see, et kui õpilased olid distantsõppel, siis sai väga lihtsate vahenditega panna neid koos kirjutama, üksteisele esitlusi tegema, veebiülekandeid, kasutama isegi salvestuskeskkondi, näiteks Vocaro, Padlet, no Drive muidugi on asendamatu, kus tekstitöötlust ja ühiskirjutamise asjad on hästi töötanud. Nädalapäevad ja tähtpäevad ka käivad väikese algustähega. See on minu õpetekülli tehtud veebiklass. Siin saab igasuguseid põnevaid ülesandeid teha. No nii, oi, vabandust, minul nüüd hakkas järgmine video juba mängima. Nii, automaatselt juba läks uus video peale.
Nii, aga ma nägin, et Türi põhikool ise ka juba niimoodi arutles ja vaatas oma videot uue pilguga. Nii et anname, kas teil mängis ilusti? Ma loodan, et mängis enam-vähem, natuke hüppab ikkagi, eks. See on Zoomis paratamatu, aga panin ka lingi, nii et iga kord siis, kui järgmise panen ka, et kes tahab, siis vaadake eraldi seadmes, et siis saab mugavamalt. Nii, aga nüüd annan sõna siis Lainele ja Ailile, et saate täiendada ja siis osalejad võivad juba mõelda, mida nad tahaksid veel küsida kooli käest, et mis tekitas küsimusi, kas siis tekib siit ettekandest või näiteks tuurist mingeid lisaküsimusi, nii et aga esialgu siis Lainele ja Ailile sõna. Aitäh, igal juhul päris huvitav oli seda videot siit niimoodi kõrvalt vaadata uuesti ja uuesti, sest me oleme seda siin ise ka mitmeid kordi üle vaadanud ja igal juhul suur rõõm on täna ka teiega jagada siis seda tööd, mis me siis oma õpilaste ja õpetajate digipädevuste arendamisel teeme. Ja minuga on siis siin kaasas Aili, tegelikult Aili oligi siis see, kes selle video nagu kokku pani ja ehk tema on siis selle kõige suurema töö ära teinud, sest et kui ma arvan, et kui mina üksi oleks seda tööd tegema hakanud, siis mõne oleks näinud võib-olla seda lihtsalt võib-olla ühest küljest, aga oli vajalik just see, et oleks nagu see tuur niisugune, mis siis annaks ülevaate kogu sellest meie digitegevustest ja arengutest meie koolis. Ja nüüd võib-olla siis natukene täpsemalt, et meie koolis õpib siis 1. septembril oli täpselt 500 õpilast. No nad on meil kõik ka digipädevad alates 1. klassist, sest et vahendite kasutamise võimalus on väga hea. 53 õpetajat on meil ja 6 tugispetsialisti, direktor, õppejuht, huvijuht, haridustehnoloog, kellena siis olen mina ja IT-spetsialist. Mina olengi siis Laine Aluoja, töötan siis Türi põhikoolis haridustehnoloogina poole kohaga, aga põhitegevus on mul ikkagi ka õpetaja olla ja siis ka robootika ringi juhendajana, nii et õpetan ma siis matemaatikat ja informaatikat. Ja mina Aili Avi, kes nüüd ka hääle tunneb ära sealt videos, siis teksti peale lugeja olin ka. Aga tõepoolest, et mina olengi see õpetaja, kes siin 10 aastat on töötanud ja olnud ka see usin õppija ja see inimene, kes tunneb, et on alati õppida, sest vahel tunned, et lapsed on sinust rohkem ees. Aga üsna selge on ka see, et nii-öelda kooli juhtimise ja õppekava seisukohalt, et meil on see sõnastatud ära, et digipädevus on midagi, mis peab õpilasega jõudma siit laia maailma kaasa. Ja see on pidevas arengus, et ei ole kunagi valmis. Me teame, kui kiiresti lähevad digilahendused eest ära. Aga õpetajate pidev areng, et see on üks selline fookus, mida siis meie koolitaja Lainena on hoidnud tasemel ja need ühiskoolitused, mida me siis teeme, ongi sellised, et õpetaja teab enda vajadusi ja saab minna siis Laine poolt välja pakutud koolitustele. Mida ma ise tänuga märkan on see, et kui mulle tuleb vahel ka, et ei saa nii tihti alati koolitust teha, et vahel tuleb mingi põnev keskkond ja mulle tuleb kooli meililisti siis ka link, et kes soovib näiteks seda teha, et näete, siin on teile juhendmaterjal iseseisvaks õppimiseks ja soovitused siis keskkondade kasutamiseks. Ja selline kolleegide vaheline õppimine õpikogukondades, et see tuli ka meil hästi välja siis, kui oli distantsõpe ja siis tulid päriselt välja need murekohad, et õpetajad nagu ei ole alati julgenud öelda, et ma käisin küll koolitusel, aga ei osanud ikka nagu hakata kasutama. Ja siis sai kas või videotundidega materjalide jagamised, lausa 4-5 korda läbi tehtud, et selline üks-ühele õpetamine või väikses õpikogukonnas lausa. Et see on hästi-hästi tähtis, on see kolleegi tajumine, et ka erinevad vanused mängivad siin rolli, et keda on vaja rohkem toetada. Ja igasugused õppimise päevakud, et siin jälle ma tean, et varsti on kohe tulemas ka siis jälle, kuidas oma postkasti korrastada ja kuidas Drive'is leida dokumente üles ja teha nad paremini nähtavaks, et selline näiteks on meil tulemas kohe. Ja digiõppe ilmselgelt on ta soovituslik kõikide õpetajate töölaual ja mida ma õpetajana tajun, et mina olen kirjanduse ja eesti keele õpetaja, et ilmselgelt ma tahan ka kasutada päris paberraamatut ja teha ka nii-öelda käekirjaga tööd. Aga mida ma mõtlen on see, et tõepoolest, kui iga õpetaja panustab natukene,
siis lõpuks see laps meie koolist väljubki sellise digipädevana, et ta oskab erinevates keskkondades tööd teha ja esitlusi teha ja nii-öelda killu haaval saab siis endale sellised oskused. Ja mis on näiteks 8. klassi loovtöödega, tuleb alati palju oskuseid või nende puudumist pinnale, et nad iseseisvalt peavad ikkagi asuma sellele teekonnale, et algusest lõpuni teevad midagi valmis, toetatud kujul küll, aga et see õpilaste iseseisev panus peab olema seal juures ja digioskused tõesti need, mis siis aitavad neid edasi ka loovtöö tegemisel. No kus need digioskusi me siis arendame? Üks põhikoht, kus siis digioskuste arendamine meil käib ja see on päris süstemaatiline juba aastaid. Nii kaua, kui meil põhikool on olnud, nii kaua on siis meil toimunud informaatikatunnid. Ja informaatikatunnid toimuvad meil 4., 5. ja 7. klassis üks tund nädalas. Ja need õppematerjalid, mida siis tundides kasutatakse, lähtume muidugi mingil määral ka sellest riiklikust õppekavast, kus on väike kokkuvõte sellest, mis informaatikas õpilane peab, millised pädevused tal peavad olema ja muidugi me lähtume ka ainetest ja väga paljude ainete juurde on toodud välja digipädevus. Õpetajad on loonud materjalid ise, kes õpetab meil, üks õpetaja, kes õpetab meil 4. ja 5. klassis, on teinud siis oma 4. ja 5. klassi õpilaste jaoks siis need õppematerjalid ja mina õpetan siis 7. klassis, mina olen need õppematerjalid ise õpilaste jaoks loonud. Nüüd, kui me räägime 4. ja 5. klassis, siis seal on niisugune tagasihoidlik, rahulik, üldine lähenemine kogu sellele digikasutamisele ja siis muidugi me lähtume ikkagi sellest, et õpilane õpiks arvutit kasutama, aga see ei tähenda seda, et meil oleks välistatud siis informaatikatunnis ka tahvlite kasutamine. Ja kui nüüd 4. ja 5. klassis õpilased oma töid loovad, siis nad avaldavad need tööd nendes keskkondades, mis õpetaja neile annab. Nii et ei ole neil vaja oma veebiaadressi selleks, vaid õpetaja kasutab siis selliseid keskkondi, kus ei ole õpilased vaja luua oma kontot. Aga kui nüüd nad jõuavad 7. klassi ja mina neile juba õpetan informaatikat, siis peab olema igal õpilasel loodud ka oma konto ja nüüd on siis nagu järgmine samm ka edasi selles suunas, et õpilane peab siis suutma ja oskama vastutada selle eest, mis ta siis internetis teeb, mis on siis kõigile avalikult kättesaadav. Et see on siis ka hästi oluline, et me õpetame neile, kuidas siis selles interneti või siis veebivaba maailmas käituda ja kuidas seal siis toimetada. Nii et õpilased avaldavad siis oma tööd oma isiklikul veebilehel ja sellele veebilehel tulevikus nad panevad ka näiteks, siis kui nad jõuavad oma loovtööni, siis nad oma loovtööga siis vajadusel avaldavad siis sellel oma veebilehel, mille nad siis 7. klassis loovad. Arvutiklassis peale informaatikatundid on meil muidugi ka ainetunnid, ringitunnid, õpilased teevad oma loovtöid, siin õpetajad käivad siin õpilastega vajadusel neid loovtöid tegemas, tasemetööd, testid ja nii edasi, nii nagu vast igal pool ka teistes koolides ja arvutiklassis on meil siis kokku 24 arvutit. Need on siis kõik need all-in one arvutid ja üks õpetaja arvuti keskkonnaks on meil siis arvutites Windows 10 ja kindlasti on, tähendab siis klassiruumis on meil 2 valget tahvlit ja lisaks sellele on siis meil interaktiivne tahvel, mille peal siis seda neid ülesandeid siis jagada, näidata, õpetajad siis toimetada, nii et õpilased saavad selle peale vajadusel siis toimetada. Nüüd need õppematerjalid, mis meil siis õpetajad kasutavad, on väga palju ja erinevaid. Me kasutame siis, õpetajad kasutavad siis e-tundi, mis on siis ostetud. Kuna me kasutame väga palju Avita õpikuid, siis õpetajad kasutavad ka e-tundi. Praktiliselt ikka kõik, mis on võimalik sealt Avitalt siis nagu kasutada või osta, need on meil siis ka kõik kasutusel. Praegu me kasutame ka Õpik e-keskkonda, aga Õpik e-keskkonna kasutamine on meil praegu ainult õpetajatel, sellepärast, et kuna see on tasuline praegu, aga me ei ole jõudnud õpilastel neid osta, sest meil lihtsalt seda rahakest nii palju ei ole koolil. Aga kui õpetaja juba saab tunnis seda Õpik e-ülesandeid ja materjale kasutada, see on väga suur asi. Kasutatakse muidugi väga palju, eriti võõrkeeldes, Google Classroomi
kus siis õpetajad jagavad ülesandeid ja õpilased panevad oma ülesandeid sinna ülesse ja hinnatakse ja toimetatakse. Ja lisaks sellele kasutavad ka meil osad õpetajad endiselt veel ka Moodle Edu e-keskkonda. Nii et on ülesanded ja kontrolltööd on näiteks Moodle'is üleval. Hästi edukas on meil selles suhtes geograafia õpetaja, kes kasutab hästi toredalt. Nüüd, kus need õppematerjalid on, lisaks õpikutele, töövihikutele, mida me siis kasutame, on ka meie õpetajad teinud õppematerjale, mis veebis avalikult kätte saadavad ja eriti tekkis nende materjalide järgi vajadus siin paaril viimasel aastal, kui meil olid need distantsõppeajad ja väga mugav oli seal seda tööd teha ja mulle eriti meeldib sellepärast neid avalikke õppematerjale kasutada, et vajadusel siis ka lapsevanem saab siis vaadata, mida ja kuidas siis see õpilane saab õppida. Ja õpetajate jaoks on meil siis ka olemas kooli koduleheküljel tehtud niisugune lehekülg, kus siis on õpetajale pandud siis erinevad materjalid ja lingid nende materjalide või vahendite loomiseks ja kasutamiseks. Nüüd lisaks sellele, et me siis siin arvutiklassis seda digipädevusi arendame, me teeme seda ka siis klassiruumis ja klassiruumis digipädevuste arendamine on siis kindlasti õpilased saavad seda, aga oluline on siis ka õpetaja jaoks, sellepärast, et kui õpetajal on niisugused toredad vahendid, nagu kõigepealt üldvahendid on siis 2 valget tahvlit, siis kõikidel õpetajatel on videokaameraga all-in-one arvutid ja kõigil õpetajatel on ka dokumendikaamera. Nii et kõike, et seda siis rakendada, kas siis tavatunnis või siis kas veebitundides, et me tegime ka neid põimtunde, siis ka praegu on meil mitmed põimtunnid, mõned õpetajad viivad väga edukalt ellu, et kõik siis see toimida saaks, peaks siis õpetaja nüüd siis ka ennast arendama. Ja mina kui selle virtuaaltuuri läbi kondaja, et tõepoolest meil on hästi vahva koolimaja, meil on hästi avatud klaasipindadega klassiruumid, et kui ma jalutasin ja leppisin kokku, et tulen tundi, vaatan, mis sa teed, siis osad presenteerisid neid keskkondi, mis neil tõesti on hästi õnnestunud ja osad siis astusin ka lihtsalt sisse ja ütlesin tere, et teen virtuaaltuuri ja vaatan, et läbi klaas seina siis nägin, et teil on midagi toredat pooleli ja siis, mida ma märkasin, need on tõesti väga paljud neist piltidest on ka siis just sellest hetkest, kui õpetaja tõesti kasutabki neid vahendeid ja seal on tõepoolest matemaatika peast arvutamine, vaatasin, et lapsed hästi kaasatud, pilk on õpetaja poole, just seesama, et kaasamine, siis või selle ClassTime'is tõepoolest, et oma nutiseadmega siis õpilased saavad õppida näiteks inglise keeles põhivorme, et siin võib nagu jätkata nende loeteludega, et tõepoolest isegi natukene olin üllatunud, et minu kolleegid nii palju kasutavad digivahendeid. Inglise keele spellimine, eks ju, tähthaaval ütlemine, jälle vahva värviline programm, lapsed hästi kaasatud sellesse protsessi. Ja isegi meie ajalooõpetaja, kes väga on paberi ja raamatu usku, on andnud siis õpilastel võimaluse, et aga otsi, guugelda, leia juurde vastused, et kõik ei ole õpikus, et me õpetajatena ei piira ennast õpikuga. Ja alumine pilt sellest, kuidas inglise keele tunnis lapsed esitlevad siis oma kodutööd ja nad väga oskuslikult juba nagu käituvad ka siis seal tahvli ees, olles ikkagi jutustades näoga publiku poole, samas hallates siis seda, mis toimub tema selja taga tahvli peal. Ja matemaatikud vist teavad täpselt, millest siin pilt räägib, et kõik need sellised haaravad mängud, kus sa saad ennast natuke võistluslikkust ka, aga ikkagi kohe on tulemust näha, sa ei pea ootama, millal õpetaja tunnikontrolli ära parandab. Et need vahendid aitavad hästi nobedasti reflekteerida seda õpitulemust ka ja toredad avitavahendid, et väga tänulik minu arust distantsõppe ajal tuli olla kõigele sellele, mida oli siis loonud ka opik.ee meeskond ja mõned keskkonnad, mis on meil õpetajate lemmikud, on siis tõepoolest sellised aktiivsed harjutused opiku keskkonnast ja ka näiteks seesama Padlet, mis seal paremal või Learning Apps, eks ju, need harjutused, mis on meil kõigile kättesaadavad või taskutark, et õpetajad teavad neid keskkondi hästi ja need on ka lihtsalt leitavad ja kasutatavad.
Nii, aga siis, kui me rääkiks natuke ka meie nendest loovtöödest, no need näited, mis praegu ekraanidel näha on siis see, et õpilased teevad väga palju loovtöid ka selliselt, et nad oleksid nõnda nimetatud digiloovtööd, ehk nad teevad oma noortematele koolikaaslastele õppematerjale ja see on hästi populaarne, et luuakse niisugused harjutuste veebilehed, kuna nad õpivad 7. klassis ise veebilehte tegema, siis nad saavad ka seda veebilehe tegemise oskust rakendada selleks, et nad teevad siis ka noorematele õpilastele materjale ja need siis avaldatakse siis veebis, nii et õpilased saavad siis, ja muidugi nad siis koos oma nende õpilastega, kelle nad materjalid loovad, ka katsetavad ja vaatavad ja küsivad lastelt siis tagasiside, kuidas siis noorematele kooliõpetajatele, vendadele need harjutused meeldisid või kuidas neile siis meeldib nende harjutuste abil õppida. Lisaks sellele oli meil siin vahepeal hästi populaarne, kuna me saime selle toreda 3D printeri, siis tehti ka 3D printeri abil hästi palju loovtöid. Ja loovtööd, kõik, kes teevad digitaalse loovtöö, loovad tegelikult ka veebilehe oma loovtööd kohta, kus nad annavad siis ülevaate kogu selle loovtöö tegevuse käigust ja siis panevad sinna siis ka oma loovtöö Wordis vormistatud aruande ja siis esitluse, millega nad oma loovtööd kaitsevad. Aga miks ma selle loovtöö veel eriti siia välja tõin, on sellepärast, et meil ei toimu loovtööde vormistamise raames mitte ühtegi paberkandjal dokumenti kasutama, vaid õpilased teevad oma loovtöö küll valmis ükskõik mis küll, kas ta on siis mingi praktiline töö, on ta siis uurimus, mis iganes, aga loovtöö aruanne vormistatakse Drive'is jagatud dokumendina. Seda jagatakse oma juhendiga ja kui see dokument, see aruanne valmis saab, siis tuleb see aruanne siis esitada PDF formaadis ka komisjonile. Nii et kõik, mis toimub siis loovtöö vormistamisel, toimub meil siis ainult veebipõhiselt ja loomulikult ka esitlus, kui õpilane tuleb oma loovtööd esitlema, kaitsma, siis ta teeb seda esitluse abil loomulikult, aga see, millist keskkonda ta oma esitlemisel kasutab, seda ta siis otsustab ise, aga see on siis ka peab olema kindlasti veebipõhine ja soovitav ennem siis ka komisjonile saadetud ja kindlasti oma juhendajaga siis jagatud ja koos läbi arutatud. No robootika. Robootika on meil ka nüüd niisugune digiõppevorm, mis on siis hästi populaarne algklassides, 1. kuni 3. klass tegevad õpilased siis robotite ehitamise ja programmeerimisega Viidu 2.0 vahenditega ja see on tõesti väga populaarne ja seda siis viib läbi ka meil algklassi õpetaja, aga 5.–9. klass on meil siis robootika 2–4 tundi nädalas, sõltuvalt siis sellest, kuidas siis parasjagu meil see nõndanimetatud võistlemise võimalused siis on. Õpilasi motiveerib ikkagi robootikas käima ka see, et toimuvad erinevad vabariiklikud võistlused, aga robootikas, mis on ta ikkagi ka mingil määral meil vanemas astmes nõndanimetatud nutilabori raames, sellepärast, et lisaks sellele, et me seal neid toredaid roboteid ehitame ja siis nende droonidega siin sõidame ja roboteid programmeerime, toimub teil tegelikult meil ka selle raames ka näiteks erinevatel konkurssidel osalemiseks ettevalmistamine, nii et näiteks FLL või siis Cobras nendel võistlustel me siis osaleme ja ka selles robootika raames me siis nendel ka ettevalmistusi teeme. Ja siis lisaks sellele, kuna meil neid vahendeid koolil on hästi palju, me oleme saanud nüüd erinevate projektide raames osaledes siis nendes projektikonkurssidel, ka Progetiigri projektikonkurssidel ja siis meil ka on vallal eraldatud huvitegevusteks raha ja meil robootika vahendeid on piisavalt palju, siis me saame ka näiteks neid maakondlikke Progetiigri ehk robootika töötubasid korraldada ja oleme siis käinud ka oma lähilasteaedadel külas, siis kutsume lasteaia lapsi siis ka siia meile neid toredaid vahendeid vaatama ja katsetama nendega siis nende arvates mängima. Käsitöötunnis, nagu te ka videost nägite, kasutame me siis tikkimismasinat
ja seda ka väga palju aastaid ja see tikkimismasina kasutamine on hästi populaarne meil loovtööde tegemisel. Et iga aasta kuskil 4-5 õpilast teeb siis loovtööd, kus nad siis kasutavad oma, mis nad siis iganes teevad, tekke, patju, riideid ja kasutavad selleks siis tikkimismasinat, mis läheb meil siis ka üldiselt väga hästi ja need õpilased, kes seda kasutavad, on siis ka ise väga rahul oma valmis töödega ja kannavad neid riideid, siis valmis teevad või siis kasutavad neid tekkepatju ka kodus. Projektides osaleme me ka ja Erasmus Plus projekt on meil kolinud siis praegu momendil e-twinningu keskkonda ja see viimane projekt, millega me siis praegu oleme siis paar aastat tegelenud, on siis STEM projekt ja selle projekti raames siis jagavad õpetajad siis kogemusi STEM ainete õpetamisel ja me püüame siis leida ülesannete praktilisi ja loovaid lahendusi, mida siis õpilased siis ellu viivad ja siis ülevaade sellest siis on meil siis selles e-twinning keskkonnas. Ja siin ise nüüd õppiva õpetajana ma ütleks ka, et ma siin üleval on üks tore pilt, kus me olümpiaaasta ja teeme siis ka Türi põhikooli juubeli puhul 10. sünnipäev, et teeme siis GPS-kunsti ja paanikaosakond võib-olla läkski lahti natuke õpetajate hulgas, et lapsed juba oskavad ise, eks ju. Aga mis seal ikka, et siis tuleb koos õppida, et võtad selle vahetunni või 2 ja lähme välja ja teeme ja proovime ja jalutame mööda koolimaja esist edasi-tagasi ja tõesti kriips tekib ja eks see olegi selline meie õppimise viis, et leiame selle aja, kus kollektiiv saab tulla, et pärast tunde ei jaksa siin eriti keegi, eks ju, üksinda kodus õppida, et pigem on see selline koosõppe suund, mis on meil pigem töötav ja töösse läinud. Aga digiõppe õpikogukond, digilõime projektis osalema, eks ju, ja igasugused individuaalsed juhendamised on hästi vastu võetud. Nii, mis vahendid meil siis tegelikult koolis kokkuvõttes on? Kõigepealt meil on seintel siis infotahvlid, kuhu me siis paneme informatsiooni üles, nendega siis tegeleb infotahvlite info lisamisega, tähendab füüsiliselt ma lisab ülesande seda infot sinna siis meie huvijuht ja siis teen seda mina, aga see, mida me sinna siis paneme, see info tuleb siis kõigilt õpetajatelt. Siis meil on olemas üks videokaamera, millega siis sai ka seda oma videotuur tehtud. Meil on 48 tahvelarvutit, mida siis õpetajad saavad kasutada vajadusel tundides, kuigi meil õpilased on ka ise tegelikult hästi nutiseadmetega varustatud. Siis on meil olemas ka üks graafikalaud ja siis arvutid on meil õpetajate toas, meil on raamatukogus, lisaks sellele on meil siis 17 arvutit ja need arvutid on siis selleks, et vajadusel saame neid siis välja laenutada õpilastele. Siis on meil 2 suurt ruumi statsionaarsete projektidega, üks on siis meil suur foajee treppidega ja teine on siis meil õpetajate tuba ja on ka 3 televiisorit siin paremal pool pildil on näha siis, et kui on õppejuhatajal, õppejuhil on meil see televiisor seina peal, siis on õpetajal direktori televiisor seina peal, õppetoas on televiisor seina peal ja need on siis sellepärast vajalikud, et kui nüüd on need väiksemad koosolekud, kas õppejuhi juures või direktori juures või on siis õppetoas, siis me saame neid materjale näidata, et me ei pea minema alati kindlasti mõnda suurte auditooriumi, et siis mingid koosolekud teha väiksema seltskonnaga. Ja võimlas on meil suur ekraan, mida siis saab kasutada, kui vaja on. No, meil on seal olnud aktiivseid vahetunde, kus siis lastakse siis videot ja õpilased siis vastavalt selle järgi tantsivad või liiguvad. Ja koolis on meil siis gigane internetiühend ja siis ja valguskaabliga ja Wi-Fi 3 erinevat võrku, nii et õpilaste ja külaliste ja õpetaja jaoks on kõigi jaoks eraldi võrgud. Nüüd, kuidas me siis see muu suhtlus siis toimub siin? Muidugi kõige olulisem on siis üldjuhul meie arvates, aga kas see kõigi arvates on kooli koduleht, mis siis annab meile infot selle kooli kohta. Lisaks sellele on meil siis listid lastevanematele, õpetajatele, aineühendustele, kooliastmete õpetajatele eraldi ja siis klassijuhatajatele eraldi. Muidugi üldõpetajate list on siis ka olemas.
ja informatsiooni siis erinevate klasside tegevuste kohta. Selleks on siis meil olemas klasside ajaveebid ja dokumentatsioon on meil siis Google'is, kuna meil on see türi.ee oma domeen olemas, siis meil materjalid on seal, ühine kalender on meil seal, mida siis me koos täidame. Ja selle kalendri kohta võib-olla ma ütlen ka, et kui on nii suur kollektiiv, ütleme, meil on 57 õpetajat, kellel igapäevaselt me teame, mis oludes me elame praegu, et asendusi, kõike võib tulla, muutusi võib tulla, klassid lähevad õppekäigule, siis ei lähe, et kõik see muutuv asi, et see ühise kalendri kasutamine ikkagi, et kui sa tõesti ei jõua kõik inimesed läbi käia, et küsida, mis info muutunud on ja e-kirjadelt see on hunnik ees, et siis kalender on see, kuhu saab kõige kiiremini panna selle olulise info, et seda ma kiidan küll õpetajat. Ja siis kogu meie süsteem on siis ka digitaalselt jälgitav. Sellega saab tegeleda meil IT-spetsialist. Meil ei ole pandud valvelauda seda kooli jälgimiste infosüsteemi, vaid meil on siis olemas IT-spetsialisti ruumis. Nii et kui kellelgi on vaja teada, mis koolimajas on toimunud või tahab näha, mis kuskil kooli nurgas parasjagu toimub, siis seda saab siis teha IT-spetsialisti ruumis. Nii, aeg sai otsa, meie jutt sai otsa. Nii et suur tänu teile kuulamast ja vaatamast. Suur tänu, väga põhjalik ülevaade. Et ma saan aru, et see on selline standard siis ettekanne, et kui teile kooli külla tulla, et siis te panete kogu selle paleti siis kõigile ette. Valmis ikka spetsiaalselt tänaseks siin, aga küllap me oleme ka näidanud inimestele seda meie maja. See on meiegi jaoks ju uus, me oleme siin nii-öelda teist õppeaastat. Meil on nüüd muidugi aeg otsas, aga kui nüüd kellelgi on, siis ühe küsimuse võtame maksimaalselt, kui keegi tahab midagi küsida või panete chati ja siis Laine ja Aili vastavad chatis. Aga jah, et selles mõttes väga hea näide sellest, kuidas väga süsteemselt on kogu sellele teemale lähenenud. Ja ma saan aru, et see on hästi suur roll on siin ka juhtkonna toel, eks, et need asjad kõik taaksid toimuda ja oleks nagu soodne keskkond selle jaoks. Nii. Aga siis tõesti suur tänu teile ja liigume siis järgmise virtuaaltuuri video juurde. Viljandi gümnaasium on puhas gümnaasium, ehk siis meil õpivad ainult gümnaasiumiosa õpilased, ehk siis 10., 11., 12. klass. Ja meie nimetame neid siis 1., 2. ja 3. aasta. Kokku on meil 561 õpilast, mis on meie mõistes üks üle aastate suur õpilaste hulk ja eks me mahume napilt siia enda majja ära. See tähendab, et meie klassikomplektide suurus on kuni 36 õpilast võõrkeele õppesuundades, kus on siis veidi spetsiifilisem keeleõpe, seal on kuni 24. Üldse on meil kokku 6 erinevat õppesuunda, on matemaatika, füüsika, siis majandusettevõtlus, humanitaarkunst, sotsiaalainete õppesuund, nimetatud võõrkeelte õppesuund ja loomulikult ka loodusreaalõppesuund. Ja iga suund pakub siis noortele erineva teadmiste bagasi, mille väljundit siis saab kasutada kas näiteks loodusreaali puhul arstiteaduskonda sisse astudes või näiteks humanitaarkunsti õppesuuna puhul lavakasse kandideerides. Nii et me üritame pakkuda võimalikult mitmekesist, võimalikult sihitud õpet, mis rahuldaks noorte huvisid. Me ühtlasi omame valikaineid, ehk siis iga õpilane peab keskeltläbi gümnaasiumi õpingute jooksul tegema läbi 6 valikainet ja need valikained on nii keeleõppest alates kuni rahvatantsu ja rahvamuusikani, bändiõppe, koolikoor, aga ka teadusteater ja neid valikuid on kahtlemata palju. Kui rääkida sellest, milline on meie suhe tehnoloogiaga, siis ilmselgelt digivahendid ja tehnoloogia on
abimehed meile selleks, et pakkuda võimalikult kvaliteetset haridust. Ehk siis uue tehnoloogia omandamine ei ole kindlasti meie jaoks eesmärk omaette, vaid me vaatame seda, mis on meie enda vajadused ja samamoodi ka see, milline on meie töötajate võimekus uusi seadmeid kasutusele võtta. Aga sellegipoolest, kui ikkagi mõni tehnoloogiline uus rakendus, mõni lahendus on selgelt meie jaoks veel liiga keerukas, siis lihtsalt me seda soetama ei hakka, sellepärast et see on uus. Mida aga ma võin välja tuua, on see, et need 2 koroonakevadet, mis meid on tabanud paraku, teistpidi on andnud meile suurepärase võimaluse tutvuda väga paljude uute digitaalsete lahendustega. Nii võib näiteks välja tuua, et meie õpetajad on kujunenud väga osavateks mitme seadme paralleelkasutajateks, ehk siis mitmed meie õpetajad distantsõppe ajal kasutasid graafikalaudasid, et matemaatikavõrrandeid kasutada õpilastega töötades. Need õpetajad, kes said koolimajas osaleda, võtsid nii-öelda smartboardid aktiivselt kasutusse ja ei olnud mingi probleem ka see, et õpetajad võtsid revääri mikrofonid, mille nad panid endale külge ja said siis nii-öelda live-tunde kodus olevatele õpilastele üle kanda. Seega võib öelda, et see digipädevus on kahtlemata muutunud aktuaalsemaks ka õpetajate seas ja seetõttu me oleme hakanud ka investeerima võib-olla tavapärasest mõnevõrra rohkem nendesse erinevatesse digilahendustesse. Mis on aga meie jaoks väljakutsed on loomulikult see, et kui me võtame mingid uued lahendused kasutusele, et õpetajad kohaneksid selle kõigega võimalikult kiiresti. Ja siin ma julgen küll öelda, et müts maha haridustehnoloogi ja IT-administraatori ees, kes on olnud meie töötajatele regulaarselt abiks, nõustavad ja jagavad ka mõtteid selle osas, et kuidas harjumuspäraseid tegevusi ühes tehnoloogiaga siis mugavamaks muuta. Meie koolis on päris palju digitehnoloogiat. Meil on olemas 2 arvutiklassi, umbes 100 sülearvutit ja 36 iPadi, mis on kõik õpilaste käsutuses. Õpetajad saavad neid vahendeid siis broneerida, et õpilased saaksid oma tundides kasutada. Lisaks sellele on meil veel olemas loodusteaduste valdkonna jaoks Jerneeri mõõteseadmed, digitaalsed mikroskoobid ja veel terve rida muid vahendeid. Samuti on meil olemas 3 korralikku videokaamerat, vahendid muusika salvestamiseks ja tegemiseks. Kõige populaarsemad ongi sülearvutid, mida siis õpetajad ja õpilased kõige rohkem kasutavad, sest neid on mugav võtta oma tundidesse kaasa. Kõikides klassiruumides on meil sarnane varustatus. Kõikides klassiruumides on olemas meil statsionaarne lauaarvuti, mis on siis varustatud veebikaameraga, mikrofoniga ja loomulikult siis ka kõlaritega. Lisaks on olemas dokumendikaamera, projektor ja interaktiivne enotahvel. Mugavaks teeb selle sarnane varustatus just sellepärast, et õpetajad peavad klassiruume vahetama ja siis nad ei ole ära ehmatanud, kui neil tuleb mingisugune uus tehnoloogia ette. Suur osa meie tehnikast on renditud ja just sellel õppeaastal vahetasime välja kõik lauaarvuteid ja neid oli üle 100, mida me siis välja vahetasime. Samuti lähevad vahetusse projektorid ja me väga põhjalikult kaalusime, et kas me võtame siis rendile uued projektorid või hoopis midagi muud nende asemele. Ja me otsustasime, et me ei rendi enam projektoreid, vaid meile tulevad siis uuest aastast interaktiivsed puutetundlikud ekraanid. Ja positiivse poole pealt võiks siis välja tuua selle, et nad ei ole nii tundlikud päikesevalgusele, samuti nende pilt on kvaliteetsem ja teravam, neil on sisse ehitatud kõlarid, mis muudavad ka siis video vaatamise ja muusika kuulamise oluliselt kvaliteetsemaks. Ja kindlasti ei teki ka enam sellist peegeldamise momenti, mis siis projektor, kui ta peegeldab sealt tahvli pealt tagasi silma. Tarkvaraliselt kasutame siis põhiliselt Google'i vahendeid. Meie kõikidel õpilastel ja õpetajatel on olemas Google'i kontod, kuhu nad saavad siis sisse logida läbi Stuudiumi. Kasutame ka Microsofti tarkvara,
ning meil on koostatud siis õppekeskkondadest nimekiri, mida me õppetundides kasutame ja kui õpilasel on vaja luua konto sinna, siis ta saab kasutada kooli Google'i kontot. Kuidas meie koolis käib siis digipädevuse arendamine? Õpetajate digipädevust arendan põhiliselt mina siis haridustehnoloogina, see on minu põhiülesanne. Selleks ma siis korraldan koolitusi, minikoolitusi, mida ma siis nimetasin varem digikohvikuteks, aga nüüd siis digiampsudeks. Need minikoolitused toimuvad 3 korda nädalas ja õpetaja saab sellel koolitusel osaleda oma vaba tunni ajal. Koolituse pikkus on 45 minutit. Lisaks sellele koostan siis juhendeid, mis on väga tihti videojuhendid, aga loomulikult ka PDF-failina ja kõik need juhendid toetavad siis seda koolitust ning juhendid ja materjalid on leitavad Stuudiumi terakaustast. Õpilaste digipädevust arendame kõikide õpetajatega ühiselt. Õpetajad annavad erinevates õppeainetes õpilastele erinevaid ülesandeid ja nad peavad siis nende ülesannetega hakkama saama tänu siis sellele, et meil on olemas väga palju digitehnoloogiat ja õpilased saavad oma pädevusi arendada. No näiteks õpilased peavad otsima infot, koostama esitlusi, ajatelge, mõistekaarte, koomikseid, videosid ja nii edasi ja nii edasi. Ja õpilased tulevad sellega kenasti toime. Loomulikult õpetajad rõhutavad siis igasuguste asjade toimetamise juures ka seda, et meil on olemas autoriõigused ja rõhutavad ka turvalisust. Ka sellel aastal on tulnud meil ette olukordi, kus õpetaja on kodus ja õpilased on koolis, mis tähendab seda, et õpetaja saab oma tunni läbi viia videotunnina, õpilased on klassiruumis, õpetaja on kodus ja selleks, et see kõik kenasti tööle läheks ja toimima hakkaks, siis on meil kõikides klassides IT-abilised nii-öelda, kes siis võtavad selle vastutuse ja rolli, et nad käivitavad klassiruumis arvuti, panevad käima projektori, käivitavad Google Meeti, vaatavad, kas mikrofonid, kõlarid ja kõik asjad toimivad ja õpetaja ongi kenasti klassiruumi toodud ja tund saab toimuda nii nagu tavaliselt. Meie kool tegutseb 2 õppehoones, mis on omavahel ühendatud, ehk siis praegu olen ma siin Honesta õppehoones, kus ma ise kunagi põhikooli õpilasena õppisin ja see on varasemalt olnud siis ka Viljandi Valuoja põhikool. Ja teine uuem õppeosa, või õppehoone osa, mis minu selja taha jääb, mida me nimetame Novaks, seal toimub siis tegelikult suurem osa meie õppetööst, ehk siis vana osa on rohkem administratiivtegevuseks ette nähtud, pluss siis aula, kus toimub suurem osa siis tantsutegevusest ja ka kooriõppest. Ja siia vanasse osasse jääb ka veel meie bändiruum, millesse me möödunud aasta üksjagu investeerisime ja kus on nüüd tagatud ka siis salvestamise võimekus, et siis muusikapalade ja bändipalade helikvaliteet jääks ka salvestatuna korralik. Nii et kokkuvõtvalt ma julgen öelda, et oluline on eesmärgistada, miks ja milliseid seadmeid kasutada ja kui nendele küsimustele on vastatud ja antud ka see teadmiste pagas õpetajatele edasi, siis ma ei näe ühtegi takistust, miks üks kool ei võiks läbi teha ka niisugust suuremat digitaalset edasisammu. Siis muusikapalade ja bändipalade helikvaliteet jääks ka salvestatuna korralik. Nii et kokkuvõtvalt ma julgen öelda, et oluline on eesmärgistada, miks ja milliseid seadmeid kasutada ja kui nendele küsimustele on vastatud ja antud ka see teadmiste pagas õpetajatele edasi, siis ma ei näe ühtegi takistust, miks üks kool ei võiks läbi teha ka niisugust suuremat digitaalset edasisammu. No nii, sai ka Viljandiga tuttavaks. Nii tore, et jõuab nagu sellise lühikese ajaga Türilt Viljandisse ära minna. Aga annangi siis nüüd sõna Marikale, kes siis räägib natuke täpsemalt
juurde ja Marika, meil on siis nii, et me peaksime jätma siis natuke aega ka siis 3. koolile, nii et siis ettekanne 15 minutit. Ja nii, oled sa valmis? Ja tere, kas minu esitlus on ka nähtav? Väga hästi. Kõigepealt mainin siis seda, et mul ei lähe kaua, sest meie video oli hoopis teistsugune. Et meie video oli loodetavasti juba väga informatiivne ja rääkis teile suurema osa kõik ära. Ja mainin ka seda, et meie video lõi ja koostas õpilane, nii et see on ka nagu teine lähenemine ja kuna meil on ainult gümnaasiumi osa, siis sellepärast me ka natukene võib-olla eristume, aga väga palju on ka sarnast Jüriga. Ma seda üldinfot siin enam teile üldse ütlema ei hakka, palju meil on õpilasi, võib-olla siis korraks näitan selle slaidi veel, et mis meil siis klassiruumides oli. See oli tegelikult ka videos olemas, et meil hetkel on siis kasutada tõesti projektor ja puutetundlik tahvel, aga me siis oleksime pidanud saama juba septembris uued ekraanid, aga tarneraskustega saame need siis jõuluvaheajal paigaldada. Mis meil siis õpilaste kasutada on, võib-olla korra mainin veel üle, et meil on tõesti tehnoloogiat hästi palju ja selle haldamine on päris võtab palju aega ja on töömahukas. Et meil on siis 2 arvutiklassi, 12 arvutit avatud alal. Meil on kõik arvutid ühesugused, siis nii nagu Türilgi all in one, kõik on siis ühes ja 100 sülearvutit siis on õpilaste kasutada, pluss siis veel 20 sellist veidi vanemat sülearvutit, mis on täiesti vabalt koolimajas lahtiselt kärude peal ja nad kasutavad seda, mis iganes hetkel neil soovi on. iPadid, erinevad siis verneeri mõõteriistad ja sellest oli seal ka videos juttu, videokaamerad ja muusika salvestamise vahendid. Et kuna me oleme riigikool, siis meil võib-olla on natukene seda raha võib-olla olnud ka esialgu pisut rohkem kasutada kui tavapäraselt, et nüüd muidugi enam nii palju võimalusi ei anta, aga me rendime siiski oma kogu tehnika selle põhimõttega, et kui see tehnika aegub, siis kuhu me ta paneme, et me saame siis alati välja vahetada ja meil on nagu hea võimalus ka sellest vana tehnoloogia siis tagasi anda. Mõned asjad on meil ka osaliselt välja ostetud ja meie eesmärk on siis tõesti see, et me tahame, et klassiruumides on tehnika ühesugune, sest meie õpetajad liiguvad, meil ei ole koduklasse. Tarkvara osas siis me põhiliselt kasutame Google'i vahendeid õpilastega ja ka õpetajatega omavahel igasugusteks asjaajamisteks. Loomulikult on meil ka olemas veel Microsoftid, Word, Excel, PowerPoint arvutites. Väga palju õppematerjali on Moodle'is ja põhiline keskkond õppematerjalide jagamiseks ja ka õpilaste tööde kogumiseks ja kogu infovahetus õpilastega ja kogu tagasisidestamine käib meil siis Stuudiumi kaudu. Ja kõikidel õpilastel ja õpetajatel on siis kooli domeenipõhised Google'i kontod, millega nad saavad siis ka teha teatud keskkondadesse kontosid, kui see vajadus on ja Google'i kontosse logime läbi Stuudiumi. Siis meie mõte on see, et vähem on parem, ehk siis me ei haara nagu seda tarkvaralises mõttes nagu tohutud, et mida rohkem seda parem, et võtame kõik keskkonnad kasutusele, vaid püüame nagu keskenduda mingitele kindlatele asjadele. Ja nii nagu juba seal juttu oli videos, siis õpetajate digipädevusi arendan põhiliselt mina. Väga palju on individuaalset lähenemist, õpetaja tuleb, ütleb, et tal on see või teine mure, siis me räägime sellest, leiame lahenduse. Ja tõesti need koolitused, millest seal juttu oli, siis mingi aeg tagasi ma nimetasin neid digikohvikuteks ja päriselt pakkusin ka kohvi, aga see võitis omajagu aega. Siis nimetasin ümber digiampsudeks, sellepärast, et ma pakkusin seal lihtsalt kommi ehk ühe magusa ampsu, aga see ei ole oluline, vaid tõesti 3 korda nädalas on sama teema. See tähendab, et õpetajal on võimalus valida 3 erineva aja vahel, millal ta tuleb ja ta osaleb siis selles koolituses. Juhenditest oli seal juttu ja lisaks jagan siis ka mingeid lihtsaid diginippe
või mingeid soovitusi iganädalases teabekirjas õpetajatele. Ja loomulikult õpetajad jagavad üksteisele igasuguseid toredaid oskusi ja teadmisi. Kui neil on tunnis midagi väga hästi õnnestunud, siis nad tulevad, räägivad sellest kohe õpetajate toas. Meil on olnud ka selliseid koostööpäevasid, kus me siis õpetajad jagavad üksteisega oma nii-öelda õnnestumisi. Ja mina olen viimasel ajal hakanud siis märkama seda, et tegelikult ei ole mõtet nagu võtta palju uusi keskkondi kasutusele, vaid pigem peaks pöörama tähelepanu sellele efektiivsusele, et kuidas me neid olemasolevaid asju saaksime võimalikult hästi kasutada, efektiivselt teha mingeid tegevusi nii, et me ei kuluta selleks liiga palju aega ja nii edasi, et see on siis nagu see mõte. Ja õpetajatele on siis abiks ka igas klassiruumis mõni õpilane, kes ei karda tehnoloogiat ja tuleb siis õpetajale vajadusel appi. Ja siin mõned pildid veel, mis üks oli siis ka videos, et tõesti meil on erinevaid ekraane, digilaudu, igasuguseid asju võimalik kasutada, et õpetajad saaksid siis ka kaugtööd teha. Ja õpilaste digipädevuste arendamine võib-olla käib meil tõesti natukene teistmoodi, et kui põhikoolides on need informaatikatunnid, siis meil gümnaasiumis neid ei ole enam mitte ühtegi, vaid meil on siis ainult ainetundides. Ühe valikainena on mul ka programmeerimise tunnid. Hästi palju õpilased õpivad uurimistöö koostamisel. Me kasutame samamoodi nagu Türi ainult siis Google'i vahendeid selleks. Samamoodi me õpilased jagavad õpetajaga oma uurimistööd. Juhendaja siis pidevalt jälgib seda, saab kommenteerida, saab anda tagasisidet. Siis kui nüüd rääkida samamoodi nii-öelda digi puudutavat uurimistöödest või loovtöödest, siis õpilased on väga palju koostanud õppevideosid. Nad on ka programmeerinud ise mingeid rakendusi, näiteks Sudoku või testimiskeskkondi või mis neil siis nagu meeldib. Et me soosime väga siis ka selliseid digilahendusi ja me soosime uurimistöödena väga palju grupitöid koostööna teha siis mitme peale. Õpilased saavad osaleda erinevatel õpilasvõistlustel, programmeerimisvõistlustel ja nii edasi. Siin tulevad mõned näited ka veel. Samuti osaleme erinevates projektides, kus on neid digipädevusi vaja ja võimalusel võtame osa ka siis digipädevuste taseme töödest, et natukene siis õpilased saaksid ennast proovile panna. Ja siin ongi siis mõned õpilasvõistlused ja üritused välja toodud, kus me siis osaleme küberpuuringus, siis meie õpilased on osalenud Ventspilsi IT Challenge'il, siis meil on koolis käinud Geeks on Wheels Tour, meil on nüüd kahjuks küll paar aastat on see tagasihoidlikum olnud karjääripäeva töötoad, kus siis tulevad erinevad ülikoolid või põhiliselt küll ülikoolid pakuvad välja siis erinevaid selliseid töötubasid, mis on tehnoloogiaga seotud. Ja õpilased on korraldanud ka igal kevadel siis nii-öelda võrgupeo, et see on nende jaoks selline hästi oluline koht, et nad saavad ise midagi korraldada ja kõike toimetada ja nad peavad need võrgud ise üles sättima ja kõik see töötaks, et see on nagu selline tore väljakutse neile. Nad saavad sellest siis pärast näiteks uurimistöö vormistada. Siin on siis ka mõned pildid nendest õpilasvõistlustest ja töötubadest, mis meil on olnud siin. Et kus siis õpilased on olnud ja siin alumised pildid on siis selle Ventspilsi võistluselt ja ülemised pildid on siis ka nendest karjääripäeva töötubadest. Siin on siis küberpuuringu võistlused ja siis üleval vasakul on siis nii-öelda meie õpilased, kes on jõudnud juba nii-öelda rahvusvahelistele võistlustele, siis kübervõistlustel ja saanud ka seal väga häid tulemusi. Ja natukene siis õige pisut veel ka sellest, kuidas siis käib meil koolis suhtlus ja infovahetus, et õpetajate suhtlus meil on kokku lepitud, käib siis meili kaudu. Meil on ka erinevad meililistid olemas. Ehk siis me teame, et kui tuleb info midagi, mis puudutab õpetajat, kus siis juhtkond saadab, see tuleb siis meili postkasti ja kogu suhtlus, mis käib õpilase ja lapsevanema vahel, käib siis stuudiumi sõnumite vahendusel, et me proovisime neid natukene eristada, et oleks endal lihtsam. Ja kooli koduleht on olemas, Facebooki leht on olemas meil
Ja võib-olla siia siis veel ka lisada see, et meile on ka iganädalased infominutid, kus siis kooli juhtkond jagab mingisugust olulist infot, viimasel ajal küll väga palju on seotud koroonaga, aga ka igasugune muu info. Siis me oleme näiteks infominutid suures osas kolinud Google Meeti, et mitte siis korraldada koolis mingisuguseid suuremaid kogunemisi. Samuti on meil Google Meeti kolinud näiteks õppenõukogud, et samamoodi just eriti siis praegusel ajal, et me ei koondaks ühte kohta palju õpetajaid kokku. Ja ma nüüd tegin selle ülevaate, üks slaid peaks veel tulema suhteliselt kiiresti, aga võib-olla lisan siia juurde siis veel, ütleme sellised ka näiteks matemaatikas, et kui siin matemaatika tõesti tuuakse välja mõnikord vastupidiselt, et on koole, kus seda kasutatakse hästi palju ja on koole, kus kasutatakse vähe, siis ma arvan, et meil on nagu parasjagu piisavalt, aga võib-olla siis paar keskkonda, mis on meie matemaatikaõpetajate lemmikud, on siis Desmos ja GeoGebra. Ja panin siis viimasele slaidile, et meie kooli üldine selline, et kuidas meie kool on silma paistnud ja milliseid tunnustusi saanud, siis kui anti välja digitaalselt aktiivse kooli, siis see oli juba päris ammu, saime siis pronkstaseme. 2018 saime aastahariduse teo siis Eesti koolide teadusteatrite festivalilt. 2019 olime aasta kool, 2020 saime ettevõtliku kooli hõbetaseme ja 2021 saime aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja tiitli. Aitäh kuulamast ja ma loodan, et teil on ka mõned küsimused. Ja aitäh, väga huvitav ja no ma saan aru, tiitleid olete ikka hoolega, igaks aastaks on midagi ette näidata, mis on hästi vahva. Mina võib-olla nii kaua, kuni siis siin teised julgust koguvad, et küsida, mina küsiks selle IT-õpilaste kohta, et kas ma sain õigesti aru, et see on selline lahendus nagu ka sarnaselt nagu Gustav Adolfi gümnaasiumis, et on nii-öelda selline grupp aktiviste õpilasi koolis, kellega eraldi tegeletakse, kes aitavad õpetajat vajadusel, näiteks, ma ei tea, hübriidtunni puhul või räägi natukene lähemalt sellest. Ja, me oleme proovinud seda nüüd juba teist aastat. Esimesel aastal see väga ei õnnestunud, ehk meil ei olnud nagu väga palju huvilisi millegi pärast. Siis sellel aastal ma lähenesin natukene jõulisemalt, pöördusin ka rühmajuhendite poole, et palun leidke need paar inimest, kes on julged. Ja nendega ma olen siis, kuna neid on palju, meil on tõesti 18 klassi komplekti ja neid tuleb seal circa 40 õpilast, siis, ja nad on kõik erinevatest klassidest, siis nagu päriselt kokku saada on nendega natuke keerulisem, et siis ma põhiliselt olen suhelnud nendega ka sõnumite teel, saadan neile siis probleemid, mis põhiliselt klassiruumis esile võivad tulla, saadan neile lahendused, annan teada, kuidas nad võiksid seda teha ja näiteks tõepoolest sellest paindõppe või hübriidõppe, kuidas iganes seda siis nimetada, et meil sügisel oli päris palju olukordi, kus õpetaja pidi olema kodukontoris nii-öelda ja õpilased koolis, et siis sellest samast klassiruumist siis üks õpilane käivitas koolis Google Meeti, pani käima projektori, kõlarid, ühesõnaga mikrofoni, kõik veebikaamerad, kõik see siin klassiruumis töötaks ja õpetaja nägi neid, õpetaja kuulis neid, põhimõtteliselt toimus nagu tavatund, lihtsalt õpetaja oli kodus. Et siis lihtsalt, kui neid on nagu korraga palju neid tunde samaaegselt, kus õpetaja on kodus, siis nagu üks inimene ei jõua mööda koolimaja joosta, et ma panen nüüd igal pool need Google Meetid käima. Ja ma endale tegin siia küll märkme, aga unustasin ära, et ma siis korraga mainin veel seda ka, et me oleme saanud väga hästi sellel aastal koolist käia, õnneks meie siin Viljandis. Aga meil on ikkagi ka, mõningad lapsed on ikka, keegi on alati kuskil mõnes klassis haige ja meil on selline kokkulepe, et kui õpilane palub ja et ta soovib tunnis osaleda, siis õpetaja lülitab lihtsalt tunni alguses Google Meeti sisse, õpilane kuuleb kõike, mida õpetaja räägib, vajadusel saab ka küsida, saab nagu tunnis kaasas olla
ja mina ise siis jagan veel samal ajal ka siis, kuna ma kasutan igapäevaselt digitahvlit, nii-öelda seda puutetundlikku tahvlit, siis ma jagan neile ka ekraani ja nad näevad ka kõike seda, mida ma kirjutan ja õpilased on väga-väga tänulikud selle üle loomulikult. Ja aitäh. Nii, aga paistab, et küsimusi ei ole tulnud. Siuke tõeliselt eestlaslik publik on sattunud seekord. Aga siis tõesti tänan sind praegu ja kui kellelgi tuleb pärast veel küsimusi, pange chatti, et võib-olla siis Marika vastab chatis teile. Aga nüüd lähme siis viimase video juurde. See on meil kõige pikem, aga jääb ikka sinna 11-12 minuti vahele. Ja ma panen kõigepealt chatti siis jälle, et kes tahavad eraldi seadmes vaadata lingi teile, aga panen ka siis ekraanil käima. Kõik, nii õpilased, õpetajad, ka lapsevanemad suudavad käsitleda digivahendeid teatud otstarbel. Означает, наверное, внедрение цифровых технологий в обучение, ну или место, где обучают цифровым технологиям, например, робототехники, не знаю, внедрение виртуальной реальности и так далее. Насколько я знаю, внедрение инфотехнологий у вас произошло на всех уровнях школьного образования. Оно есть и в начальной школе, есть и в среднем звене, и на гимназическом уровне. Но в общем и в целом, как эта система работает? Насколько активно учителя пользуются ею? Как я уже сказала, есть учителя очень активные, и вы знаете, наверное, ученики сподвигают учителей быть активными, потому что не секрет ни для кого, что наше молодое поколение значительно лучше нас, взрослых, умеет пользоваться всеми этими принадлежностями.
kaasaegses õppeprotsessis vajalikud? Mina arvan, et on vajalikud, sest ma arvan, et see on kaasaegne maailm, ei saa ju teisiti neid asju enam teha. Pealegi me oleme üle elanud distantsõppe ja nüüd see on juba osa meie elust, minna tagasi ja loobuda jällest asjadest, mida me oskame, mida me õppisime, see oleks raiskamine, ressursi raiskamine. Nii et ma arvan, et see on väga vajalik. Какой самый интересный случай применения цифровых технологий в обучении из вашего опыта? Мы применяли микробиты и азоботы. У нас был урок для детей, где дети учились программировать эти микробиты, и впоследствии они дальше обучились программированию азоботов. Знаете, я очень доверяю учителям, и я уверена, что любой руководитель учебного заведения действительно опирается на здравый смысл и на образованность своих учителей. Учитель – это тот человек, который руководит этим процессом. И я уверена, что здравомыслящий учитель всегда найдет тот баланс между новейшими технологиями и тем классическим образованием, в общем-то, о котором мы говорим.
No nii, väga vahva video, loodan, et peate meiega kenasti lõpuni vastu, et see on niisugune pikem seminar meil kui tavaliselt. Ja Maia tegi juba siin ka kommentaare juba chati nende venekeelsete osade kohta, nii et sealt saate vaadata juurde, aga ma ütleks, et minu isiklik lemmik selles videos oli ikkagi see kitarride stseen, et see oli tõeline lemmik. Aga et mitte väga üle aja minna, siis annan kohe Maia sõna sulle. Jaga siis oma ekraani. Ja, tundub, et jagasin. Kas on näha kenasti? On näha. Ja, tere päevast siis ka Tallinnast, Tallinna Paara gümnaasiumist. Ja enne kui ma alustan, kommenteerin natuke seda videot, mida te nägite. Ilmselt saite juba aru, et tegemist on siis vene õppekeelega kooliga, sellepärast osad intervjuud olid vene keeles ja kindlasti me dubleerime neid ka eesti keelde lähiajal. Natuke ajanapusesse jäime. Et meie kool on peale selle, et ta on vene õppekeelega kool, ta on ka keelekümbluskool ja meie jaoks lõiming on nagu selline piibel, mille järgi me elame. Ja lõiming puudutab kõiki kooli valdkondi ja sellest siis natukene räägin teile ka. Nii, nüüd ma üritan liikuda edasi. Mul vahepealgi, et kui me räägime digipädevusest, siis meie oma koolis mõtleme, et digipädevus on nagu selline puu, ehk siis puutüvid täpsemalt. Ja õpetajad on need rohelised lehekesed, kes aitavad sellel puul elada, kes aitavad puul oma vilju saada tulevikus. Ja meie mõistes, kui me räägime digipädevusest, siis need õpetajad arendavad oma digipädevust niimoodi meie koolis. Et esialgu, nagu siin nii mõnelgi kolleegil oli ettekandest kuulda, et väga populaarne õpetajate seas on individuaalne nõustamine, selleks on päris mitu põhjust. Eelkõige ma arvan, et ta on populaarne sellepärast, et õpetaja saab oma küsimusega tulla kas ühe või teise asja kohta ja meie koolis, kuna kool on suur, siis meie koolis saab neid aidata infojuht, mina haridustehnoloogina või siis meie robootikaõpetaja, sest meie koolis on 73 õpetajat, kui ma õieti praegu mäletan, ja 1260 last, et suur kool. Ja õpetajad eelistavad nagu pöörduda individuaalselt, sest meil on väga erinev õpetajate tase ja sellest tuleb ka hiljem juttu ja võib-olla nad häbenevad natukene tulla mingisuguse sellise lihtsama küsimusega oma kolleegide ees. Siis meil on koolis toimiv selline IT-õpilaste malev nii-öelda.
kolmandat aastat see tegutseb ja need õpilased saavad õpetajaid nõustada, abistada kergemates küsimustes, kuidas ühendada seadmeid, kuidas paroole vahetada ja IT-õpilaste värbamine nii-öelda ja nende tegevus toimub ka niimoodi, et aasta alguses klassijuhatajad annavad meile teada, kes on need IT-sõbralikud lapsed nende klassis, kes saavad nagu panustada IT-õpilastest malevasse. Kogu tegevus meil sisuliselt toimub Google Classroomi põhiselt, kus siis nad kõik on registreeritud ja sinna IT-juht, mina ja IT-tugi lisame nendele mingisuguseid juhendeid, sinna nad postitavad oma küsimusi, kuidas ühte või teist asja on võimalik lahendada ja seal me teeme ka koosolekuid Meeti vahendusel, kuna meie kool on siis Google kool valdavalt. Samas toimuvad sisekoolitused digivaldkonnas ja need sisekoolitused toimuvad regulaarselt nii väikestes rühmades kui ka kollektiivikoolitused tervikuna. Ja loodan, et on näha, et aasta algusest mul on juba valmis tehtud plaan, mis siis on lisatud meie kooli tegevuskavasse ja mille järgi siis õpetajad teavad, et sel nädalal näiteks on selline koolitus, siis nad saavad tulla ja kuulama ja õppima. Nii. Siis osa digipädevust meie õpetajatel areneb projektipõhiselt, et õpetajad on väga aktiivsed erinevates projektides, näiteks Kristiina Lään, keda te nägite, kelle intervjuud te nägite, on siis meil 2018. aasta EHE-programmi stipendiaat, tema projektiga hübriidõpperuum või hübriidklassiruum. Samas oleme saanud sellised toetuse Tallinna Haridusameti projektist, mille pealkirjaks on EduInnolab 2.0 ja tänu sellele projektile siis arenes meie loodusvaldkonna õpetajate digipädevus väga võimsalt, kuna me saime sisse need Globisens teaduslaborid, millega oli võimalik teha praktilisi töid, kus oli väga palju erinevaid andureid ja millega saab ka lihtsamat andmeanalüüsi teha praktiliste tööde käigus saadud andmete põhjal. Ja samas ajendab meil pidevalt katsetama oma loovust ja loomingulist poolt selline asi nagu Progetiiger, aga ma arvan, et see on ilmselt enamuses koolides sama asi. Areneb meie digipädevus ka erinevatel konverentsidel, kus me käime kas oma kogemusi jagamas või kogemusi vahetamas oma kolleegidega. Sisekonverents meil on iga-aastane õpetajalt õpetajale, kus valitakse aasta alguses üks teema ja siis õpetajad jagavad oma kolleegidega niimoodi suures pildis oma kogemusi, katsetusi ja edusamme. Kuna Eesti koolide jaoks on väga palju Eestis erinevaid webinare, seminare ja nii edasi, vene õppekeelega koolide õpetajad on natukene vaesemas osas siinpool ja juba päris mitu aastat, aastast 2016 või 2015, ma täpselt ei mäleta, ma võtsin endale selliseks südameasjaks korraldada vene õppekeelega koolide õpetajate toetamist, haridustehnoloogilist toetamist ja olen algatanud koostöös EHTE gümnaasiumi ja Kesklinna Vene gümnaasiumiga sellist asja nagu Vene digikonverents, seade, mis on alati kaasas. Ja see toimub siis iga aasta ja see on mobiilne konverents, ehk siis see teatepulk meil reisib mööda vene õppekeelega koole Tallinnas, et ta oli meil, oli EHTEs, oli Kesklinnas ja siis tuli distants ja distantsil me seda ei korraldanud, sest natuke olime ise ülekoormatud. Nii, ja juhendid on siis selline veel üks võimalus, mis aitab õpetajate digipädevust arendada, sest meil on erinevaid juhendeid loodud ja meelespäid, mida saab jooksvalt vajadusel kasutada. Siin on üks näide, et kuidas kasutada Zoomi näiteks
ja siin on teine näide. Ma loodan, et neid on ka näha praegu. Kas nad tulevad lahti? Ja, nad tulevad lahti. Okei. Et noh, näiteks, eks ju, selline samm-sammuline. Nii, ja kui me mõtleme, et mida siis meie õpetajad on saavutanud tänu sellisele lähenemisele, et siis, nagu ma juba mainisin, üks meie õpetajatest on siis hübriidõppekeskkonnaga EHE programmi stipendiaat, Eduinno projekt. 2017. aastal tegime esimest korda oma koolis kooditunni ja kooditundi me kaasasime väga palju külalisõpetajaid ja väga palju meil nädalaga toimus vist, kui ma ei eksi, üle 30 tunni. Ja Geenius oli nii vaimustuses, Geeniuse portaal, et nad kirjutasid sellest ka ühe artikli, et siit saab selle kohta natuke lugeda. Ja üheks suureks saavutuseks viimasel ajal peame sellist asja nagu digiõppepäevade korraldamine. Miks? Sest digiõppepäevade korraldamisel meie õpetajad löövad kappa ja teevad kollektiivset sisuloomet, et see on selline pilt, ütleme, terve kooli lõikes, kus on siis näha, et klasside paralleeli jaoks on loodud õppeplatvorm, mis siis sisaldab töölehti, kes vastutab, mis on keskaine ja keskaine on siis valitud lähtuvalt sellest keelekümblusprogrammist, et nendel iga klassi paralleelil on oma nagu mingisugune aine, mille ümber käib kogu õppeprotsess. Näiteks 5. klassis on see ajalugu, 6. klassis on see loodusõpetus. Miks need ained? Sest need ained lisanduvad õpilastel 5. ja 6. klassis eesti keeles, et nad ei õpi ajalood vene keeles, vaid eesti keeles. Ja selleks, et toetada seda õpet ja seda keele arengut, siis teised ained aitavad kaasa. Ja seda me lähenemist kasutame siis ka digiõppepäevade korraldamisel ja on loodud siis sellised materjalid 2 keeles, kuna meil on lisaks keelekümblusklassidele ka tavaklassid ja kõik materjalid, mida õpetajad on üles pannud, on sisuliselt siis 2 keeles ja üsna samad. Ja siin on siis 5. klassi teema ajalooallikad, millele siis me üritasime läheneda niimoodi, et me vaatasime laste lugusid erinevatest aegadest ja erinevatest riikidest, et Reide oli üks, siis oli Meeri oli siis teine ja Meeri story on siis inglise keel ja Vanja lugu on siis vene keel ja matemaatilised ülesanded, kuidas siis ilma nendeta. Ja igale digiõppepäevale meil kindlasti igas klassis järgneb kokkuvõte ja tagasiside. No ja kõik asjad on siis, mida me kasutame, viidatud. Ja me ise olime nii vaimustuses kogu sellest asjast ja õpetajad, et siis nad tahtsid neid digipäevi rohkem ja rohkem, selleks, et kogu see materjal ei jääks seisma. Ja nüüd nad teevadki niimoodi, et meil on, ütleme, sügisesed digiõppepäevad, on teemad samad, lihtsalt uued klassid tulevad ja natuke võib-olla kohandavad neid materjale. Ja kevadel on siis teised digiõppepäevad, nende jaoks on ka juba tehtud kõik need asjad ja täpselt samamoodi. Ja minu arust seda digiõppepäeva asja fännavad mõlemad, nii õpetajad kui ka õpilased. Ja see ei ole seesama distantsõppe, see on natuke teistmoodi, kuigi ta valdavalt ka ikkagi toimub koolist väljaspool. Samas meie saavutuseks on siis mitmed FLL ja Roboteksi auhinnad. Insplay kuurobootikateo auhinna me saime selle eest, et me üritasime lõimitult läheneda robootikale ja tegime sellist töölehte, mille pealkirjaks on Aarete saar ja tegime seda töölehte koostöös algkooli õpetajaga, kus on lõimitud loodusõpetus, eesti keel, matemaatika ja robootika.
ja tööleht on tehtud siis Blueboti jaoks 3. klassile ja innovaatilised õpilood Progetiigri raames, mille kohta annab siis tunnistust meie avaldatud tunnikava 2. kooliastmele Lego Spike kasutamise kohta, kus siis on Seebi dosaator. Üritasime seal järgida selles töökavas täpselt samamoodi lõimumist ja ka ettevõtlikkuse arendamist, ehk siis lapsed seal on startupis ja see on siis ainekava, tunnikava, mis on 5. ja 6. klassile inimeseõpetuse tundi. Väga meeldib mulle see, et digi lõimitakse ka väljaspoole tunde, näiteks meil on liikuma kutsuv kool, osaleme liikuma kutsuva kooli selles liikumises ja siis üks õpetaja, kes vastutab nagu liikuma kutsuva kooli eest, on Padletis teinud materjale näiteks liikuvate vahetundidega ja praegu on Padletisse kogunud jõulumuusikat, mille järgi siis palub igal klassil teha oma jõulutants. Et selline lugu. Ja see, mis puudutab nagu õpetajate digipädevust, siis igal aastal me oleme seda kaardistanud. Eelmisel aastal katsetasime esimest korda sellist instrumenti nagu Selfie Tallinna Ülikooli abil ja siin on siis pilt sellest, mis see Selfie aruanne endast kujutab. Et nagu te näete, õpetajad said ennast hinnata 6 valdkonnas, milleks on siis kutsealane areng, kaasatus, digiõppevara, õpetamine, õppimine, hindamine, õppijate võimestamine, digipädevuse arendamine ja igas üks sellest valdkonnas on siis alamõõdikuteks veel jaotatud. Et kokku mul on siin slaididel andmeid umbes 3/3 meie kollektiivi 3/3 kollektiivist võimaldus mul neid andmeid jagada teiega ja 3/3 on siis juba piisav valim selleks, et teha eeldust, et siis meie kooli õpetajate digipädevus asub seal integreerija kusagil rollis, kui me vaatame seda alumist graafikut ja alati on siis need, kes on eesotsas, need C1 ja C2 ja B2, kes vedavad enda järel kogu ülejäänud kampa. Ja kõik see nagu väljendub meie õppijate digipädevuse arendamises ja õppijate digipädevuse arendamisel lähtume siis sellest, et algkoolis lapsed tutvuvad arvutitega, tahvelarvutitega, tegelevad robootika ja programmeerimisega huviringides ja pikapäevarühmas. Tahaks rõhutada veel kord, et meie koolis informaatikat nagu sellist ei ole, et kogu digipädevuse arendamine nii õpetajatel kui õppijatel on lõimitud õppeprotsessi. Aineõpetuses toimub see lõimitult lähtuvalt oma ainest, õpetajast kasutavad ainetunnis siis neid vahendeid, mida on neil vaja, Globisense laboreid, tehnoloogias siis Lego, Mindstormsi ja Spike'i ja Viduusid ja 3D printi, droone. Inimeseõpetuses räägitakse küberkiusamisest ja loomulikult on valikkursused ka 4. kooliastmes ehk gümnaasiumiastmes. Meil on 2D modelleerimine, 3D modelleerimine ja nii edasi. Põhikoolis meil lapsed tihti valivad mingisugust digiloovtööd, et oleme saanud tunnustuse näiteks sellise töö eest nagu 3D kuusehe võistluses, mida korraldas Eesti poiste tehnoloogiaõpetuse õpetajate selts. Oleme näinud ka selliseid töid, kus õpilased ehitavad meile Lego Mindstorm robotit, kus nad teevad robootika huviringides tunde, kus nad viivad läbi roboolümpia ülesandeid algkooli lastele. Ja gümnaasiumis siis meil on päris mitmeid töid nii uurimusliku kui ka praktilise kaaluga. Uurimusliku kaaluga tööd uurisid küberohutuse teadmisi, ohutus sotsiaalsetes võrgustikes, äppide loomist
ja äppide kasutamist. Keeletunnis on siis rohkem sellised praktilisemad tööd ja samas üks laps on teinud ka sellist asja nagu programmeeritav freesipink, ise kodus ehitas koos tehnoloogiaõpetuse õpetajaga. No ja nendest projektidest ja üritustest, mida oleme viinud läbi, siis FLL, Robotex, muuseumi programmiprojekt, koodinädal, Mektori külastused, külalisõpetajad, suurima julguse mängud, Eduinno, Ehe ja veebikonstaabel käib meil pidevalt klassis. No ja huviringidest slaidi peal siin näete, et siin üritan slaidi pealt üle hüpata, et siin on siis kooliastmeti tehnoloogiliste vahendite jaotumine, et siis mida saab kasutada igas kooliastmes. Ja siin on natuke rõõmsaid nägusid ja neid asju, mida me teeme. Et nagu te näete, see kuuseehe on rõõmsalt vasakus nurgas. Äpid, mida meie lapsed on loonud, on siis alumises peas keskel. Paremas nurgas on siis QR-kood, kus oli Eesti iseseisvusele pühendatud viktoriin, milles osales kooli kogukond, kõik eesti keele õpetajad käisid seal seina juures oma õpilastega skaneerimas neid küsimusi ja nendele vastamas auhindadega ja üleval on siis mõned robootika huviringi pildid. See, mis puudutab meie kooli strateegilisi eesmärke, et siis on need on sellised, et õpilased tulevad toime oma digiseadme käsitsemisel. Ehk siis nad saavad selle kaudu digioskusi kogu eluks. Nad õpivad seadmeid tundma, nad õpivad tundma erinevaid olukordi ja saavad neid teadmisi, et kuidas ühes või teises olukorras nagu hakkama saada. Õpetajad siis omavahel tulevad toime digiseadmete käsitsemisel, täpselt samamoodi nagu õpilased, aga nende jaoks on võib-olla kõige tähtsam see, et nad aktiivselt ja eesmärgipäraselt metoodiliselt kasutavad digiseadmeid oma ainetunnis. Ja digi on koolielu lahutamatu osa, selle poole me püüdleme ja püüdleme ka selle poole, et on olemas süsteemne ja lõimitud digivahendite kasutamine õppeprotsessis. Ja tulevikuvaade on siis see, et rõõmsalt nii õpilased kui õpetajad on valmis sammuma tulevikku selles osas, mis puudutab digiseadmete kasutamist. Ja kui teil tekkis huvi uurida seda virtuaaltuuri natukene põhjalikumalt kui videos nähtud ja natukene rahulikumalt, et siis te saate skaneerida QR-koodi, mis on paremas alumises nurgas ja nautida meie virtuaaltuuri juba mitte videona, vaid nii-öelda lausa jalutada mööda meie maja. Ja sellega ma sooviksin võib-olla lõpetada tänast ettekannet. Suur tänu teile kuulamast ja kas teil on mõningaid küsimusi? Ja suur tänu me natuke oleme läinud üle aja, aga kui keegi tahab veel küsida, siis ühe küsimuse ikka võtame. Nii et andke märku. Et üllatavalt vähe küsimusi on täna olnud, aga on olnud väga infomahukad ettekanded ka, nii et olete teinud väga põhjaliku ülevaate. Ja nagu te nägite, siis kõik olid eriilmelised, et kolm eri kooli eriilmelised, nii et väga vahva on näha niimoodi, kuidas iga kool erinevalt nagu läheneb. Aga kui praegu küsimusi siiski ei ole, siis suur tänu, et meiega vastu pidasite selle õhtupooliku ja kohtumiseni siis järgmistel tuuridel, kui need jälle tulevad.